Selleks, et aimu saada, mida peab tegema päästja, kui on toimunud õnnetus, eriti kui on toimunud raske õnnetus, tuleb endal selga tõmmata vabatahtliku päästja varustus ja ise järele proovida. No nüüd ma olen vabatahtlik päästja, varustus on olemas ja siin minu selja taga juba siis on päästekomandod vaikselt kogunenud ja tegelikult on ju tegemist ikkagi õppusega, aga sõidetakse välja siis Saku õlletehasesse. Saku 31 kuulis saadet ATS Saku õlletehases ja sõidame välja. Kohapeal selgub, et ühes tootmisüksuses on toimunud õnnetus ja lekib mingit kemikaali. Hoones on üks vigastatud inimene. Siin taga on siis see ruum, kus on siis õnnetus juhtunud ja Saku vabatahtlikud lähevad siis praegu esimese sellise lainena sinna sisse, teha selgeks, mis seal sees tegelikult on, kui suur see erinev siis reostustasu seal on. Erinevaid komandosid jõuab järjepanu kohale ja juhtimise võtab üle Nõmme. Üsna pea tuuaks hoonest välja kannatanu, kellel tuvastatakse kemikaalireostus. Selleks, et kannatanu aga saaks kiirabil üle antud, tuleb ta kõigepealt puhastada. No nüüd on kannatanu välja tõodud ja tegelikult tema lähedale ei tohiks minna praegu, sellepärast et ta riided on saastunud ja need riided tahetakse sellest ära lõigata. Siit on ta siis näete ala ära eraldatud, et praegu teised päästjad, kes siin kohapeal on, lihtsalt ootavad edasisi korraldusi. Sinna taha on siis püsti pandud juba operatiivpunkt, kuhu siis kõik jõud kogunevad. Saame lõpuks raamist kinni, et kannatanu viia kiirabi auto juurde, kuid selgub lõpuks, et tema saastatus on liialt suur ja teda veel transportida ei tohi. Seega tuleb veel pesta. Kannatanu riided lõigatakse sellest ära ja pestakse ta veel kord üle. Paralleelselt on ka hoone kontroll lõppenud. Saku õlletehas on siin üks suurimaid tööandjaid, aga samas ka suurimaid ohuallikaid kohalikule kogukonnale. Et siin on ka need alarmsireenid üles pandud, vanemad inimesed teavad, mida see tähendab, aga just nimelt täna läbi mängitud ammoniaagilekke. Kui see pilv nüüd kusagile suunas läheb, siis on evakuatsioon on oluline kogukonnale siin. Seda ammoniaaki või seda keemiat, mille reostust siin praegu ka läbi mängite, seda te ju reaalselt tootmises kasutate kõike seda? Jaa, reaalselt kasutame jahutuseks ja stsenaarium näebki ette, et tuleb olla valmis võimalikeks mustemateks stsenaariumiteks. Pean kiitma kohalikku Saku vabatahtlikku komandot, sest kuigi need on vabatahtlikud, suutsid nad väga hästi siin esmareageerijana hakkama saada. Et loomulikult, kui sellised objektid sinu piirkonnas on, siis sa pead oskama siia reageerida ja väga hästi tuli välja. Aga loomulikult see sündmus võtab aega selle lahendamine, et järgnevad jõud, kes tulid, siis hakkas seda leket siin likvideerima, kokku korjama ja see ikka võtab tunde aega. Korraldajad hindasid, et õppus õnnestus, kuid eks alati annab midagi parandada. Selleks ju õppused ongi.